Tere! Minu nimi on Maarjan Kull ja selles videos räägime, kuidas endale valida sobiv ketas nende tuhandete erinevate ketaste seast. Laias laastus on turul 3 erinevat ketast. On putter, mis on ümara äärega, keskmaa ketas, mis on juba natukene teravama äärega ja driver, mis on juba väga terava äärega. Driverid omakorda jagunevad 2. On fairway driverid ja on distantsi driverid. Enamus discgolfi ketastel on peal 4 numbrit, kus siis esimene number tähistab kiirust. Ketta kiirus näitab, kui hästi ta suudab lõigata õhku ja mida kiirem on ketas, seda paremini ta tavaliselt õhust läbi liugleb. Teine number tähistab hõljuvust. Hõljuvus näitab seda, kui kaua suudab ketas õhus püsida. Mida suurem on hõljuvusnumber, seda kauem ketas pühib õhus ja mida väiksem on number, seda varem ta hakkab maha kukkuma. 3. number on pööre, ehk siis ketta lend suurel kiirusel. Kui 3. number on negatiivne, siis aeg-ajalt hakkab ketas liikuma lennu keskfaasis paremale ja lõpus hajub uuesti vasakule. Ja jõudsimegi hajuvuse ehk siis viimase numbrini, mis näitabki ketta lennu lõppfaasis, kui kiirus hakkab otsa saama ning kui palju ta siis hajub ära vasakule. Alustavad mängijad võiksid valida esimesteks ketasteks ketta, mille kiirus ei ole suurem kui 9 ja mille pööre on negatiivne 2 või isegi veel madalam. Ehk siis kettad kiirusega 10–13 ja isegi 14 ei sobi väga hästi algajatele. Valida tuleks aeglasemad kettad. Kaalu suhtes võiks kettad olla 170 grammi või natukene isegi kergemad, et oleks natukene lihtsam visata. Tänud vaatamast, kasutage videost õpitut ning rääkige sellest ka oma sõpradele, kellega mängima lähete. Kõik head!